aeg sünkroniseerib inimpanuseid, individuaalseid panuseid me teame igaüks, aga me teame, et kõik asju me üksi ei saa teha, vaid me peame osa asju tegema üheskoos. Ja teadmised on samasugune sünkroniseeriv nähtus, et need jagavad meid erinevatesse arvamustesse, aga teatud asju me peame üheskoos ka aktsepteerima. Tänu sellele, et me saame siis teineteist usaldada, teatud asju koos teha, teatud asjadest samamoodi aru saada ja nii edasi. Mis ei tähenda, et teadmised oleksid meil fikseeritud või sellised väga jäigad, kuigi meil on sellist dogmaatilist maailma ka. Minu nimi on Kristjan Port, olen Tallinna Ülikoolist, üritan üliõpilasi, õpetada nii ajast kinni pidama kui ka jagada neile teadmisi. Liili Milani on geenivaramu nii vanem teadur kui ka geenivaramu juht. Linnar Viik on tehnoloog ja tehnoloogia visionär. Ma mäletan, kunagi oli Microsofti ülemuste külaskäik Eestis ja mina viibisin samas kohas, siis kohalik esindaja tutvustas Linnarit kui visionääri, nii et see arusaam ei ole kuhugi kadunud. Ja Kai Realo on siin mitu korda meile vaikselt ütelnud, et tema ei tea, miks ta siin on. Aga see tähendabki, et meil on hästi oluline, et oleks erinevad inimesed. Kai Realo on seni juhtinud vist 16 aastat Circle K või meie energeetikat suuresti, kas Circle K või siis varasema nimega Statoil. Ja nüüd sa oled vist viimast nädalat seal ametis ja lähed üle selles energiaringis väljundit juhtima ehk prügimajandust manageerima. Et ma palun teil kõigil avaldada arvamust, kas me elame praegu kõige tähtsamat aega, kas me oleme kõige olulisemad inimesed, kes on kunagi elanud. Mis sa arvad? No, eks me elame erakordsel ajal, kus toimuvad väga kiired muutused ja need esitavad siis meile väga suuri väljakutseid, et kuidas nende väga kiirete muutustega toime tulla nii kliimamuutuste seisukohalt, et kogu aeg on ju temperatuuri kõikumisi olnud, aga mitte kunagi ei ole need olnud nii kiired, et loodus ei jõua sellega kohaneda. Ja ka meie elus tundub, et muutused on niivõrd kiired, et pool ühiskonda nagu ei jõuaks nendega või enamus ühiskonnast ei jõua sellega kohaneda ja sammu pidada. Et me elame erakordselt olulisel ajal, ma julgen, et kõige olulisemal, aga meil kõigil on siis selles väga oluline roll, et me ei jätaks kedagi maha, et kõik jõuaksid selle sama kiire rongi peale ja et me oleksime kõik ikkagi endiselt koos. Kas me peame vastutama individuaalselt või on siin see vastutus pigem kommunaalne, kogukondlik? Ma arvan, et me peame mõtlema kõigi peale, et kindlasti vastutame enda tegude eest, aga me peaksime mõtlema ka teiste peale, kes ei ole võib-olla sama kiire või laia teadmiste pagasiga, eriti mõeldes nagu teadlaste peale, et kui meil on võimekus teatud andmeid kiiresti analüüsida, seedida, siis selgelt osadel inimestel ei ole ja kuidas me saaksime siis seda vastutust nüüd jagada, et see info ja need teadmised jõuaksid kõigile, et meil tekiks lõpuks ühtne arusaam. Linnar, sina kogu aeg arvutad ja analüüsid. Milline on sinu positsioon? Kas me elame kõige tähtsamat ajajärku? 16. sajandil René Descartes tegelikult sõnastas selle, mis minu meelest tänapäevane kehtib, et see on inimühiskonna ja ühe üksik indiviidi arengu seisukohalt äärmiselt oluline enda jaoks olla veendunudki selles, et mina just praegu elangi kõige olulisemal ja tähtsamal ajal. Meie kõik elame kõige tähtsamal ajal. Ja ma arvan, et see kõige suuremaks väljakutseks ongi anda tähendus sellele, mis siis on see, mis on just praegusel hetkel see kõige suurem tähtsam asi. Mis tähendab seda, et me oleme kõigemal ajastul üldse inimkonna ajaloos elamas ja juba etteruttavalt mõtled seda lahti ka seda, mida sa küsisid Lililt, kas seal on ka vastutus siis sellel erakordsel ajal elamisel, kas see lihtsalt on hedonistlik pidu, mida me peame siin erakordselt ja kõige paremini kogu maailma ajaloos. Inimeste kõige ägedam pidu üldse, mida nad on pidanud. Või kas meil on ka vastutus ja ma sekundeerin samuti Lilile, et see vastutus on meil selline, kus me peame aru saama, et igal ühel meie tegudest on ka tagajärg ja me peame seda ka
võimalikult palju kogukonnas ka teineteisele suutma motiveerivalt üles ehitada. Aga juhul, kui me elame kõige tähtsamal ajal ja me teeme kõige tähtsamaid otsuseid, siis kas see tähendab seda, et me võime ignoreerida kõiki teisi, kuna me oleme kõige tähtsamad? Kas tuleviku suhtes me võime teha praegu selliseid kompromisse, mis on meie kasuks? Jällegi ma pöördun tagasi sinna samasse 16. sajandisse, kus sõnastati ka see, et mis loob inimesest inimese moraali ja eetika kaudu, ning selleks on see, et me oleme ilmselt ühe vähese liigina teadlikult mõtlemas selle üle, mis homme ka saab. Ja selle homme mõtlemise osas on samuti meile antud vastutus ja võimekus, mis on midagi enamat kui selle samale rohule, mis siin meie ees kasvab nii ilusasti, ja meie vastutame samas selle eest, et see rohi siin ka järgmisel aastal sama koha peal oleks. Kai, sina oled ju tegelikult olnud sellise võtmeülesande täitja ühiskonnas, ükskõik kas on eraettevõte või riiklik ettevõte, aga energeetika on alati elussüsteemi väline allikas. Me peame seda hankima ja see peab olema kuidagi garanteeritud. Ja nüüd sa lähed teistsugusesse tegevussfääri teatud mõttes, kus sa hoolid sellest, et mis meist kõigist alles jääb. Et kas meie peame praegu tegema siis neid kõige tähtsamaid otsuseid või saab midagi tulevikku lükata? Ma võtaksin tegelikult kokku selle, mis nii Lili kui Linnar ütlesid, et ma arvan, et esiteks selline olulisuse tajumine ilmselt päris selgeks saab aastate pärast, et täna võib-olla meie kõige suurem väljakutse ühiskonnana on see, et meil on väga nagu pikaajalised põhimõttelised muutused, et ma olen nõus, et muutused on üldse kiirenenud ja inimestel on keeruline nendega harjuda, aga tegelikult on ikkagi nagu kaks sellist, mida ma välja tooksin, väga põhimõttelist ja võib-olla isegi aastasadade jooksul nagu teatud mõttes juurdunud põhimõtet on täna kahtluse all. Ehk et üks on see, et kas tõesti meie oleme ise süüdi selles, et kliimamuutused on toimimas, sest et ma arvan, et sellega on ikkagi enamik ühiskonnast või elanikkonnast siin maal mõelnud, et suvi ja talv vahetuvad ja vahel on nad soojemad ja vahel külmemad ja nii see lihtsalt on. Et nüüd on võib-olla selline esimene ikkagi see, kus laiem inimkond saab aru, et meil ikkagi vist tuleb midagi omaks võtta. Aga sealt loomulikult on veel pikk maa sellele, et seda tegelikult ka tõdeda ja midagi ette võtta on veel nagu veel aastate taga, ma julgen arvata niimoodi väga suures massis. Ja teine, mis minu arvates puudutab ka seda, mida aeg on toonud, on ehk et need innovatsioonid ja tehnikaareng ja kõik muud protsessid, mis toimuvad, on muutnud arusaama, mis tähendab töö tegemine. Ehk et kui võib öelda, et tegelikult nii pikalt, kui inimestele ajalugu õpetatakse, on olnud see, et töö on nagu hädavajalik ja seda teevad kõik inimesed, siis nüüd on esimesed põlvkonnad, kes mitte ainult nagu nii-öelda mingi poliitilise vaate esindajatena ei ütle, et kes ütles, et ma pean töötama, vaid lihtsalt on ka arusaam, et mis on selle töö ja nii-öelda isikliku eraelu tasakaal, millega üldse on võimalik nii-öelda töö tähe all tegeleda. Et see on nii palju muutunud, et tihtipeale rääkides inimestega tööst, siis osad ütlevad, et ma ei tahagi töötada. Kui sa nendega edasi räägid, siis nad tegelikult teevad ikkagi midagi, mille eest nad tasu saavad, aga nad ei nimeta seda enam tööks. Ehk et selles mõttes need kaks asja, ma arvan, mõjutavad inimesi väga põhimõtteliselt ja suunavad ka nende käitumist. Nii et selles mõttes me elame erakordsel ajal. Meie vanavanemad ei nimetaks seda, mida me täna teeme, tööks, kuna nemad päriselt tegid tööd. Me istume ja siis liigutame päeva lõpuks, ütleme jah või ei. Et see tundub, et selle nagu mingit väärtust ei ole. Aga see toob nüüd selle teaduse ja hariduse temaatika juurde, et need on alati käsikäes käinud, aga natuke konfliktis olnud. Et haridus on siis see, mis sünkroniseerib, ta annab hariduse kaudu, me üritame edastada midagi, mis on juba olemas. Et me jagaksime teatud väärtuseid ja arusaame. Ja samas haridus peab tooma midagi uuenduslikku.
ja seda uuenduslikku ei mõtle haridus ise välja, vaid teadus teenindab seda, et toob seda siis meie teadvusesse. Nüüd, kui me elame erakordset aega ja tõesti siin on terve hulk argumente, et kus me saame kas või õigustada seesama Descartesi näidegi, et seda on kogu aeg mõeldud ja me läheme ajas tagasi, me leiame ka kuskilt sealt Plato ja Aristotelese aegadest, et me oleme kogu aeg väga tähtsat aega elanud, et okei. Nüüd, kas me peaksime tegema dilemmasid tänases hariduse andmises, et haridus on üks hästi konservatiivne valdkond, et mäletan ühte näidet, kus kasutatakse ajamasinat ja inimene tuleb ajaloost tulevikku, ehmatab ära, tänaval sõidavad autod, hobusid ei ole, inimesi on palju, nupule vajutades tuleb muusikat kuskilt ja siis ta põgeneb ühest uksest sisse ja rahuneb. Ja kui vaadata, et mis ukse kohal on kirjutatud, sinna on kirjutatud kool. Et kool on väga konservatiivne olnud, et kas me praegu elame seda ajastut, kus me peaksime kooli muutma, et Lili, kas sinul on selline, ma ei sunni peale lausa järjekorda, igaüks võib seda teemat üles korjata, aga et lükkame käima sinu kaudu. Ja ma arvan kindlasti, et kool peab ka samamoodi arenema nagu ja, ka ühiskond. Mida see tähendab see areng, et seda võime alati öelda, et auto peab arenema, kool peab arenema, aga mis sa koolis muudaksid? Ja, no kõik need oskused, mida me näeme, et praegu midagi on meil ikkagi haridussüsteemis ebaõnnestunud, kui inimesed... Aga PISA-s me oleme suhteliselt heal kohal, me võiksime rahulikud olla, et ei ole vaja midagi muuta. No eks üldiselt on seni hästi läinud, aga kui me vaatame praegust pandeemiat, siis on selgelt nii, et osad usaldavad teadust, usaldavad neid tulemusi, usaldavad vaktsiine, et need andmed, mis meil on maailmast nüüd juba sadade miljonite inimeste vaktsineerimistulemused ja ikkagi on mõni, kes usaldab pigem kosmeetiku soovitusi. Et järelikult on haridussüsteemis midagi valesti läinud, et meil on ka vaktsineerimise koha pealt vahepeal oleme ikkagi jälle Ida-Euroopa, et ei ole päris nii nagu Põhjamaades. Ja siis, kui me mõtleme laiemalt, mis oskusi me tahame, et noored saaksid koolidest, siis muidugi mitte ainult need teadus ja andmeanalüüsi ja statistika või oskused hinnata, mis on tõene, mis on väär, aga ka need 21. sajandi oskusid, mis on vajalikud nagu koostöö ja üldse, kuidas nad sotsiaalses keskkonnas toime tulevad. Et kui mõelda Eesti peale, siis on näiteks Tartus mõned erakoolid, mis eksperimenteerivad, üritavad pisut innovaatilised olla, aga riigikoolid nagu ei jõua päris järgi sellele innovatsioonile, mis tempoga asjad võiksid edasi liikuda. Linnar, sinu arvamus, kus kooli tuleks muuta, mis seal on halvasti? Kõigepealt sellise aeglase arengutsükliga või loomulikult aeglase arengutsükliga valdkonnad on nagu energeetika, tervishoid ja haridus. Ehk siis see, mis ma praegu teen teistmoodi, avaldab mõju päriselt ühiskonnas võib-olla alles 10-15 aasta pärast. Ehk need ei ole asjad, mida ma saan täna teen ja homme on muutunud. See ei ole uus tarkvara uuendus, millega meie telefonid saavad ühe uue funktsiooni juurde ja korraga ühe hetkega on nagu miljardil inimesel kõigil täpselt midagi uut olemas. Ehk siis see on aeglase tsükliga ja samas ta on tõepoolest olnud väga kaitstud ja pigem isegi nagu protektsionistlik süsteem. Ma jätaks kõrvale selle, et jah, haridussüsteem vajab uuendamist ja esiteks küsime, milline see uuendus võiks olla ja kas seda on võimalik ka tänapäeval kuidagi praeguste teadmiste, praeguse pedagoogika võimekuse ja didaktika võimekuse ja ka tehnoloogiate abil teostada. Ja minu väide on see, et kui meil oli selline 19. sajandi käivitatud tööstusühiskonnaaegne koolisüsteem, mis püüdis tagada seda, et sul oleks kohordil, kogukonnal, põlvkonnal oleks mingisugused moraalsed, eetilised väärtused, mis on nendele piitsaga ja katekismusega sisse pekstud ja selle kõrval ka mingisugused käelised oskused, millega nad suudaksid kodanikena hakkama saada ja kõigil võimalikult ühesugused. Siis 21. sajandi väärtus võiks olla ja peaks olema see, et haridussüsteem annab võimaluse inimestel läbida oma haridustee nii, et need asjad, milles nemad talendikad on ja parimad on, oleksid võimendatud. Ja seal on konflikt. Kool, klassiruum peaks tegelema ja õpetaja klassiruumi ees ei saa tegeleda samaaegselt
3 mahajäänuga ja 4 geeniusega ja siis 20 keskpärasega, vaid ta püüabki keskpärasust taas toota ja kuidagi neid nõrkaid järele aidata. Ehk mu väide on see, et haridussüsteemi lähitulevik, mida me näeme juba pulbitsemas seal nagu ääreinnovatsioonides, millele ka jälle viitas, on personaliseeritud õpiteekond ja seda personaliseeritud õpiteekonda, see kostub nagu selline nagu kole bürokraatlik või selline haridusteaduslik või hariduspoliitiku sõna. Aga see tegelikult peaks tähendama seda, et see, milles sina oled tugev, seda on sul võimalik võimendada. See, kui sind huvitab hiina keel ja sa Hiina ajalugu ja sa elad Kihnu saarel, siis sul on võimalik seda saada parimal viisil ja see on see, mida mina näen nagu haridussüsteemi tulevikuna ja see on see, mille poole on realistlik ka püüelda, et vähemalt, toome näite, et mitte miski ei takistaks praegu hetkel seda, et meie põhikoolis praegu õppivatel lastel oleks järgmise aasta klassitunnistusel vähemalt 20% ainetest sellised, mida nende kohalik kool õpetajate puudusel ei ole suuteline neile õpetama. Sellel puuduvad tehnilised takistused ja sellel puudub ka seadusandlik takistus. See on kuskil mujal kinni ainult. Ja miks ka mitte 5 aasta pärast pooled gümnaasiumi lõpetajate lõpuhinnetest võiks olla ainetest, mis praegusel hetkel nende koolis ei õpetata ja võib-olla isegi nendest omakorda pooled ehk veerand siis kokku võiks olla sellised ained, mida mingil põhjusel Eestis gümnaasiumi lõpetajatele ei õpetata. See võimalus on olemas, selle jaoks on vaja ainult aru saada, et kool ei ole mõeldud mitte selleks, et sealt tuleksid välja ühesugused inimesed, vaid et sealt peaksid välja tulema võimalikult erinevad inimesed. Kai, sina oled ju praktik ja natuke provokatiivne, võib-olla isegi poliitilise maitsega on see küsimus, et sina näed tööjõuturul, et need töövõtjad on nagu rumalamaks jäänud või nagu vähem pädevad? Sellel on nagu, ma annan sulle 2 vastust, et küsimus on see, et mida pidada rumaluseks, et ma olen väga palju pidanud vastama küsimustele, et kust need inimesed tulevad, nad ei oska isegi leiba lõigata. Selles mõttes, et tõepoolest me pidime Circle K või tol ajal Statoili jaamades kohapeal tehtavate võileibade sortimenti piirama, sest et lõpuks oli oht, et meil jäävad ilma näppudeta töötajad, sest et tõepoolest see noa käsitlemise oskus ei olnud ka isegi õpitav. Et croissante me lõikasime näiteks kääridega. Aga see on küsimus ikkagi sellest, et kui sul on üles kasvanud põlvkond, kelle jaoks ainukene sai, mida nad elus näinud on, tulebki kilekotis ja seibitatuna, siis küsimus on selles, et miks inimene peaks seda oskama. Nii nagu mina küll olen oma elus oma vanaema elusat lehma näinud kunagi, siis mina kahtlemata ei oska lüpsta lehma, kuigi võiks ju vanuse järgi eeldada, eks ju. Et selles mõttes ma arvan, et see põlvkond, keda me täna tööturule saame, on selle nägu, kelle me ta oleme kasvatanud. Aga minnes su originaalse küsimuse juurde, et kas haridussüsteemis ja mida peaks seal tegema, siis vaadates neid noori inimesi, kes tööturule tulevad ja nendega ikkagi väga lähedalt kokku puutudes, siis ma ütleks, et me ju elame ajal, kus informatsiooni on nii palju, et me räägime siin big data töötlemisest ehk et seda ei ole võimalik enam isegi tavaliste arvutitega nagu töödelda. Mida me siis ootame tänapäeva inimestelt, kes peale selle, et seda informatsiooni on palju, tänu innovatsioonile, tänu teaduse arengule see info veel ka uueneb ja muutub ehk et tegelikult selline faktipõhine õpe saab baseeruda ikkagi ainult baasil minu hinnangul, et tegelikult mida me peame järjest rohkem inimestes arendama on seoste ja järelduste tegemise võimekust ehk et sisuliselt aitama neil õppida, jõuda oma nende teadmiste või siis ka näiteks guugeldamise teel saadud teadmiste põhjal
ikkagi oma protsesse kasutades, oma mõtteloogikat kasutades jõudma ikkagi mingitele adekvaatsetele järeldustele ehk et mitte kõike, mida sa kuuled ja näed, võtma nagu tõe pähe, vaid õppima tegelikult mõtlema ja järeldusi tegema. Ehk et selline klassikaline faktide pähe tuupimine, nagu ka minu põlvkond seda tegi, et pidid peast teadma, minu ajal veel suure Isamaasõja kõiki lahinguid ja kõike muud, siis selle teadmisega tegelikult ei ole tänapäeval midagi teha, sest et selle saab ka lihtsalt guugeldades kätte. Iseasi, kas sa seda allikat uskuda saad, et selles mõttes ma arvan, et faktid on olulised, aga faktidest veel olulisem on see, et kuidas inimene nendega toime tuleb, kuidas ta neid oma mõtteprotsessis kasutab selliselt, et ta jõuab järeldusele, et näiteks vaktsineerimine ikkagi on mõistlik tegevus. Linnar, kui Circle K-st tulevad ilma sõrmedeta töötajad, kuna arvatavasti ei saa selle nuppudele vajutada, siis sinu konstruktsioonis oli see, et me peaksime tugevdama seda, mis on tugevused ja siis me saamegi need nõrkused sõrmedest nagu ära öelda, et kas mitte masin ei peaks tegelikult täitma ja täiendama meie madalat võimekust, kui ka ütleb ka, et tegelikult meie analüüsivõime jookseb juba piirajasse ja me peame kasutama masinlikku analüütikat, ja me kasutamegi juba mõni aasta kasutame, vaata sa ütlesid. Ja Lili, pane ennast kohe valmis, et kas meil on geneetiliselt piiratud võime üldse asjadest aru saada? Mina pidasin seda nii-öelda eksternaliseerimist väljas, et me kasutame väliseid võimestajaid. Kui sa alguses ütlesid, et kellaaeg on meil kõigil ühine kell 12, siis 100 aasta eest me poleks saanud sellist seltskonda kella 12 Paidesse kokku. Ehk aeg on tegelikult kompresseeritud ja muudetud tänu tehnoloogiatele, mida me kasutame. Ja need inimesed, kes praegu hetkel kella 12 siia ei saanud tulla, vaatavad meid video vahendusel ja need, kes kell 12 ei saa vaadata, vaatavad millal iganes nemad tahavad. Aja mõiste on tegelikult muutunud näiteks sellesama tehnoloogia abil, mis on omakorda baseerumas meie uutel teadmistel. See on mu nagu hästi lihtne arusaam sellest, et mis siin meie ümber praegusel hetkel veel muutumas on. Masinad oma funktsioonides hakkavad muutuma selliseks, et nad kindlasti on võimelised veel rohkem tegema. Ja jällegi, kui me vaatame nagu ajaloost, siis kõige rohkem innovatsiooni on suutnud läbi käia seesama põllumajandussektor, kus tööhõive on viimase 50 aasta jooksul kõige kiiremini vähenenud ja samas meil tootlikkus kasvanud. Ja see tähendab tegelikult seda, et ainukene, mis sinna juurde on saanud minna, on teadmised ja rohkem kütust ka. Aga miks me siis ei võimendanud ega võimestanud seda farmerit, vaid me vabastasime teda tööst, et see just on selle, et võtame sõrmed ära, võtame jalad ära, paneme voodisse ja tekitame sellise äraoleva narkootilise seisundi, kus ta nagu ajukausis, et tal on lihtsalt kõik hüved olemas. Ma ei tahaks öelda niimoodi, et kõik inimesed tahaksid elada virtuaalses peidikus kuskil. Isegi kui need on olemas, siis need ei ole mitte kõik inimesed. Ja kindlasti on nendest inimesed kahju, kelle ainsaks valikuks elus ongi olla kuskil virtuaalpeidikus või olla mitte ühendatud teiste inimestega päriselt või ümbritseva loodusega või ülejäänud maailmaga päriselt. Aga minu hinnangul on maailm muutunud inimeste jaoks rikkamaks tänu digitaalsetele lahendustele ja tänu sellesama tehisreaalsuse. Ta on muutunud rikkamaks ja kui jällegi tulla tagasi selle esimese väite juurde, et inimene otsib tegelikult oma elule tähendust. Ta otsib seda, et on mõnus, aga ta otsib ka mingit tähendust. Siis ideaalis see tähenduse leidmise ja tähenduse realiseerimine on praegusel hetkel rohkem võimalik kui kunagi varem. Seda ettemääratust, seda, et ma sünnin kuskile siit Paide kuningriigis ühe väikese taluniku tütrena ja ma tean, et ma kõige rohkem elus võib-olla 20 kilomeetri kaugusele jõuangi siin. Ma isegi ei mõtesta seda, et ma tahaksin kuskile kaugemale kui 20 kilomeetrit jõuda. Ja minu elu ettemääratus tol ajal oli sedavõrd selge, millest me praegu hetkel ei pruugi üldse aru saada. Mu väide on see, et me elame sellepärast ka paremal ajal, et meil on rohkem valikuid, kui me suudame sellesama tähenduse enda jaoks sõnastada. Ja see tähendus ei ole mitte eskapism, peitu pugemine virtuaalmaailma, vaid ülejäänud maailmaga tihedamas seoses olemine.
see on huvitav väide, et me elame parimal ajal, kusjuures me ju ise ei taju seda, vaid me oleme suhteliselt kriitilised. Me näeme aegade jooksul, et nagu asjade hulk ja teenuste hulk ja heaolu ja inimese elukestvus ja inimeste arv on suurenenud, aga rahulolematus ei ole vähenenud, vaid pigem kipub ka suurenema. Aga Lili, et kui Linnar väidab, või esitab vähemalt väitena, et inimestel on mingi enese leidmise vajadus, enese teostuse vajadus ja sipelgatel, kes siin murulehtede vahel liiguvad, arvatavasti seda ei ole, suurtel ahvidel ka ei ole. Kas meil on olemas siis mingi selline geneetiline viga või erisus, mis ajab meid teistsuguseks elus loodusesindajaks, kes võib-olla, kellel õnnestub ka tuksi keerata kogu see elamine sinna? No eks me erineme geneetiliselt päris kõvasti sipelgatest, kuigi meil banaanist meil on vist genoom kattub vist 50%, et see on nagu tüüpiline üliõpilane istub toolis. Et on raske öelda, et kui suur osa sellest geneetilisest varieeruvusest nüüd määrab selle, kas me keerame maailma tuksi või mitte. Aga kui mõelda selle personaalse hariduse peale, siis tegelikult on küll geeniuuringute põhjal erinevus inimeste vahel, et selliseid tugevaid geneetilisi variante, mis piiraksid kellegi õppimisvõimeid, on väga vähe. Et ainus, mis me oleme koostöös teiste teadlastega leidnud, on 16. kromosoomil nagu väga suur jupp, see on puudu, see on päris haruldane, üks inimene 5000 umbes. Aga me oleme neid ka Eestis leidnud ja kui need Šveitsis lendasid kohale neuroloogid, kes siis uurisid neid geenidoonoreid ja nad nägid, et neil ongi põhikooli lõpetamine juba keeruline. Et kes sai ema käest peksa, sest ta ei saanud ühtegi kontrolltööd tehtud ja kellel siis vaevuliselt sai ikkagi keskkool põhikool läbi. Aga need ongi väga haruldased geenimuutused, mis üldjuhul ei kandu edasi, aga osad neist siis ka kanduvad. Aga me oleme ka teinud suuri geeniuuringuid, et üldiselt populatsiooni peal, et milliseid geenisoaseid me leiame seoses, kuhu maani inimene oma haridusteekonnas jõuab, et põhikool, keskkool, kõrgharidus ja siis ka kõrgemad kraadid. Ja kui me uurime neid proove koos teiste riikidega, siis geneetikal on seal ikkagi väike roll. Et kui me võtame kokku kõik need geenivrändid, mis on seotud siis haridustasemega, siis need kirjeldavad ära maksimaalselt 10% sellest varieeruvusest, mida me inimeste vahel näeme. Nii et siin on keskkonnal väga oluline roll ja täpselt see, et koolides jälgitaks, mis on kellegi võimed ja hinnataks ja julgeks neid eristada, et matemaatikas tugevamad õpivad seal koos ja keeltes või kunstis tugevad, siis õpivad teises kohas koos ja täpselt see tehnoloogia praegu ju võimaldaks meil seda teha, kui koolisiseselt ei ole võimalik seda korraldada. Aga tugevuse võimestamine suurendab ebavõrdsust, et see ju ei ole seni olnud heade näidete eeskuju, kui keegi on milleski väga tugev, siis on ju ebavõrdne olukord. Et kas me peaksime pigem just selle tehnoloogia abil, me näeme, et me suudame ka inimesed, kes ei suuda siia kohale tulla, me suudame tagada selle, et nad saavad selle informatsiooni kätte. Lapsed või inimesed, kes on liikumispuuetega, saavad virtuaalkeskkonnas teostada seda liikumiskogemust enneolematul moel ja inimesed, kes asjadest aru ei saa, saavad harjutada keskkonnas, mis ei ole neile ohtlik, kuni nad hakkavad asjadest aru saama. Et kas me pigem otsime mitte seda individuaalset erisust, vaid selle keskmise parandamise väljakutseid. Kus see kooli ülesanne asub? No kooli ülesanne ei ole leida tugevad ja nõrgad, vaid et leida igaühe tugevus. Et kui me räägime tugevustest, siis igal ühel on oma anne ja me peame aitama lastel selle üles leida. Aga nüüd su enda varasem näide, et küsitakse kosmetoloogi käest, et järsku kosmetoloog ongi eriliselt andekas, et kuivõrd suur roll üldse tänasel päeval saab olla koolil, et me näeme, et see kooli enda traagika on suuresti selles, et ülejäänud pereliikmetel on niivõrd palju tööd, et nad ei suuda süüa teha, järelikult kool peab toitma, nad ei suuda väärtussüsteemi kujundada, mis varasti oli peres, olid vanaemad, vanaisad mitu põlvkonda koos.
et ka seda väärtussüsteemi tuleb hoopis kooli poolt saada, liikumisaktiivsus peab kooli poolt olema tagatud, seksuaalorientatsioonis arusaamade loomine peab kooli poolt olema tagatud, lisaks mata ja õigekiri, ja siis vanemad tulevad, vehivad rusikaga, et miks te ei ole oma ülesannet täitnud, et kas kool peaks ikkagi osa sellele kosmetoloogile sokutama, selle lapsevanemale, et kus sinu roll on? No kui me tahame kõikidele lastele anda sama head võimalused, siis peaks kool võtma võimalikult laialt ikkagi oma vastutust ja ülesandeid, et lapsed kasvavadki üles väga erinevates keskkondades, kas 2 doktorikraadi vanemat või põhiharidusega vanemad, et see juba tekitab selle ebavõrdsuse, et kool on ainus koht, kus meil on võimalik seda võimalikult palju siis tasandada ja anda kõikidele lastele sama head võimalused. Kai, kui sina saaksid, Linnar, sul oli... Mul oli üks vastuväide just su küsimusele tegelikult, mis oli seotud sellega, et kool ei saa enam ammu ja kool ei ole enam ammu ja õpetajad mõistavad seda ja ka õppejõud mõistavad seda. See ei ole koht, kus kohas ainult selles klassiruumis õpetaja vahendusel eksisteerib lõplik tõde. Õpetaja rolliks ja õppejõu rolliks on üha rohkem ja rohkem tegelikult saanud hakata mentoriks ja ma olen niivõrd paljud õpetajatega ka ise õppejõuna tööd tehes näinud seda, et väikestes gruppides ja individuaaltööga kombineerides auditoorset tööd on sul tulemus oluliselt parem ja sa tõepoolest mõistad seda, mis seal auditooriumis selle konkreetse õpilasega väärtust on. Ja see on täielik nagu informatsiooni asümmeetria. Ma lähen õppejõuna auditooriumi ette ja ma tean, et see kollektiivne kompetents ja teadmine auditooriumis on suurem kui see, mis minul on. Ja ma pean seda aktsepteerima ja kool peab lahti laskma sellest krambist, et mina pean kõike teadma ja minu käes on selline lõpliku tõe monopol ja siin jookseb piir, rohkem ei pea teadma. Õpetajad on selle ammu kaotanud ja ma arvan, et see on samuti üks kramp, millest haridussüsteem peab lahti saama, et me teame, mida lastel on vaja teada selleks, et ja täpselt need asjad tuleb ära mõõta ja see välistabki natukene seda, et meil on võimalik neid tugevusi leida koolis. Mis puudutab seda, et lapsed peavad olema hommikust õhtuni koolis kinni. Meil oli hariduskompass, mis sel aastal ilmus välja, seal oli üks väga ilus selline alguse lause. Ja see on natukene seotud, hästi lühikene lugu. Minu vanatädi alati rääkis mulle, kuidas nad Viru Jaagubis sõitsid Tartusse laulupeole. Hobustega terve küla ja puhkpilliorkester ja puha ja mitu päeva sõitsid ja mina mõtlesin, et miks nad bussiga ei sõitnud? No väike laps, miks nad bussiga ei sõitnud, aga et lahe, räägi veel seda lugu. Ja ma olen küsinud seda oma laste käest, et mida teie räägite, nagu oma lastele või lastelastele, et kui mina olin, siis minu tütar ütles, kes lõpetas just gümnaasiumis, et tema räägib oma lastelastele ilmselt seda, et kui mina käisin koolis, siis esimesest päevast alates, kui ma kooli läksin, kool on selline, et kõik küsivad, mis see kool on, vanaema räägi, mis asi see kool on. Et siis ta räägib seda, et kool oli selline asi, kui suur maja, kujutate ette, suur maja. Nii ja kõik lapsed hommikul autodega sõidutakse kohale ja siis mõned lähevad ise jala, neil on kotid on seljas ja siis nad on seal päev läbi kinni. Ja nad pannakse eraldi väikestesse ruumidesse, grupi kaupa ja siis need kontrollitakse. Vahepeal nad peavad koos minema ühte toitu sööma kõik ja siis nad hoitakse kinni seal ülejäänud päeva ja siis õhtu nad lähevad laiali. Paistab, et sul on olnud suur trauma igal. Aga ei, ja siis mu tütre point oli see ja siis korraga aastal 2020 see kõik muutus. Et see on see lugu, mida tema ütles, et tema räägib oma lastelastele. Mina ei tea, kas see kõik muutub. Kai, aga kas see muutus siis Facebookiks, et Facebookis on sellised kõlakojad, mis ütlevad, et meie teame. Ja see on see, kus inimese senine kogemus eristada õiget valest on haavatav kergesti, kuna paljud ütlevad. Aga nad ei tea tõtt, vaid nad teavad seda, mida nad arvavad. Ja nad ei arva midagi, mis on tõene, vaid nad näevad, et teised arvavad seda samamoodi. Ja siis nad leiavad, et see ongi tõde. Ja siis meil ongi aastal 2020 ja 2021 kooli enam pole, kuna selle asemel on Facebooki kõlakojad. Et kui sa ise ennem ütlesid, et meie ülesandeks on luua või arendada analüütilist võimekust, kriitilist mõtlemist, siis paistab, et seda kriitilist mõtlemist hakkab üha vähemaks jääma. Ja, aga kui sa tulles tagasi nüüd selle juurde, et tegelikult see ongi selle tulemus, et võib-olla see õpe on olnud selline pealiskaudne ehk et Ja, aga tänased edusammud on meil saavutatud selle sama vangimaja tüüpi mudelis. Mina väidan, et vaatamata sellele vangimaja tüüpi mudelile.
ei, aga me näeme alternatiive, ei ole olnud paremaid ju. Meil on olnud igasuguse diktatuuri ajal on geeniused need, kes suudavad sõltumata sellest, kui mutta nad taotakse, teha midagi erakordset. Geeniust ei ole võimalik tappa isegi kooliga. Geenius on võimalik isoleerida ja need pannakse hullumajja, aga ja ei, loomulikult mina ei ole haridusspetsialist ja ei pretendeeri ka sellele. Me kõik oleme haridusspetsialistid. Kui ma arvan, et kui ma peaksin midagi nii-öelda ütlema, siis nii nagu Linnar ütles, et teatud asju me näeme hariduses alles aastate pärast ja tegelikult täna on täiesti selge, et on põlvkonnad, kes võib-olla vähem veedavad aega asjade üle mõtlemisel, vaid rohkem nii-öelda, kes ütleb selle kõvemini välja, mis ta peas toimub. Ehk et paljud sellised, võiks öelda, otsused on tehtud ikkagi emotsioonide pealt. Ehk et inimesed tahavad olla nii-öelda kaasas arutelul, aga kui seda arutelu nagu kõrvalt vaadata, siis seal ei ole seda nii-öelda argumentatsiooni, mida saaks öelda, et ta baseeruks mingisugustel teaduslikel põhimõtetel, vaid ikkagi see on puhtalt see, et mulle tundub, mina arvan ja ma kuulsin, et see oli nii. Ehk et jah, ma arvan, et selline üldine arusaam sisseviimisesse haridusse, et kus sa seda tead, oleks tegelikult väga teretulnud ja võib ju öelda, et inimestele on seda kõike õpetatud, et kus sa seda tead, aga siis ongi küsimus, et kuidas selle käigus, nende faktide õpetamise käigus on ära kadunud noortel see huvi edasi areneda. Ehk et ma ei mõtle siinkohal edasi areneda kui karjääris või ambitsioonis midagi endale omandada, vaid pigem see, et olla ajaga kaasas, olla kogu aeg uudishimulik selle vastu, mis toimub su ümber ja ise kohanduda sellega, mis su ümber toimub. Sest et tegelikult kohandumine on endiselt vajalik, et me ei ole väga palju mööda sellest ürgajast, kus tuli ikkagi ühel hetkel riided selga panna siis, kui külmaks läks. Et selline on mu seisukoht. Siit varsti Lilile küsimus, aga üks küsimus rahva hulgast. Et meil on siin ka ju kõlakoda, et me eeldame ja arvame, et ega meil ei ole mingit nagu kindlat väidet, et kui me räägime vaktsiinivastastest mainime, siis nemad ei saa midagi kaasa rääkida, neid siin ju ei ole. Et me oleme, kus sa tead? Ei, no nad on ju ukse peal kontrollitakse, et need ei lubatud territooriumi. Kapi vaktsiini vastane. Aga ma tahtsin öelda, et eile ka ühes kohas. Aga on need Eesti kommunistid ju olemas. Ja siis on, aga PISA testides ei mõõdeta ainult matemaatikaoskust, vaid ka kriitilist mõtlemist. Ja Eesti on maailma absoluutses tipus. Paremaid kriitilisi mõtlemisi ükskõik mis levelil kui eestlased maailmas praktiliselt ei ole. Et väita, et nüüd meie koolides on vaja juurde kriitilist mõtlemist, et need ei mõtle kriitiliselt, et see on väga siuke lava pealt arvamus hetkel. Et ma arvan, et võib-olla see vaktsiinivastasus ja see on hoopis nagu üle piiri läinud kriitilise mõtlemise tulemus, mitte nii väga see, et keegi ei vaidlusta autoriteete. Aitäh. Lili, kas sina arvad, et Eesti geenid on kuidagi teistsugused, kuna siit tuleb välja, et kas on meie seest või tuleb meie keskkonnast? Ei, ma arvan, et siin on geenides ei ole kindlasti, et kunagi oli, et genofondid keegi ütles, et Õ-täht on ka meil geneetiline. No selle õppimine võttis aega küll, aga ma olen oma geenidega katsetanud, et pool aega Rootsi õppesüsteemis ja pool aega Eesti süsteemis, et 7. klassist tulin Eestisse ja tegelikult ma tundsin seda erinevust väga tugevalt, et Rootsis käis see esiteks, kõik on väga-väga inimlik ja kõik on väga südamlik ja rahulik ja tempo kõige aeglasema järgi. Ja ma julgen väita, et ma Rootsi haridussüsteemis ei oleks oma täit potentsiaali saavutanud. Eestisse tulles, et eliitkooli, seda ma ei teadnud sel ajal, aga see oli nagu siuke tempo peal, korralik õppimine ja põnev, et ei hakanud kordagi igav. Et me pidime kõiki asju õppima viimse punktini ja täpsusega ja kõik aastaarvud ja matemaatika, füüsika ja kõiki asju pidime õppima. Et Rootsis on ka see vahe, et sa alates 7. klassis valid ühe suuna, loodusteadused või majandus või mis sind siis konkreetselt huvitab.
aga just see, et me õppisime kõike maksimumini ja siis jõuad ülikooli ja siis tegelikult oli mul alles selge, mida ma tahan õppida. Et ma usun, et Eesti haridussüsteem on väga võimas ja tegelikult ma arvan, et siit jääb puudu ikkagi ainult see ebavõrdsus, mis tuleb perekondadest ja võib-olla tõesti liiga kriitiline mõtlemine, et seda ma olen ka kohanud, et noh, Rootsis on natukene rahulikum see, et ei ole vaja iga asja vastu vaielda või argumenteerida nii palju, et noh, kui keegi ütles, ju siis nii on, aga noh, eks need mõlemad võivad selliste liiga kaugele minna, onju, et kus me leiame selle hea tasakaalu, et piisavalt kriitiline mõtlemine, allikakriitilisus, et just see, et inimesed jõuaksid selleni, et millised allikad on usaldusväärsed ja millised mitte. Ja noh, ideaalses maailmas võib-olla nad suudaksid ka ise neid arvutusi teha, et andmete põhjal samad arvutused peaksid andma samu tulemusi, et kui me lähme ajast tagasi, siis kunagi kui koolisüsteem ei olnud, õpiti põllu peal. Ütleme, elu õpetas nii palju kui vaja, elutsükkel oli suhteliselt lühike, töö oli päris töö, valus ja igine ebameeldiv. Siis tuli selli juures, selline õppimine meistri juures, kopeerisid ja kordasid seda sama tegevust, kuni see oli spetsialist sellel väga kitsal erialal. Siis tekkisid masinad, mis unifitseerisid osa inimese ebameeldivast ja raskest tööst. Ja koolisüsteem orienteerus inimest koolitama väga täpseks, daatumeid pead teadma, algoritme pead teadma, siin sisust koolitati masina osaks. Ja tänu sellele me oleme niivõrd kaugele jõudnud, meil ongi hästi palju masinaid, aga need masinad vabastavad meid tervest hulgast tegevustest, nii kehalisest tegevusest, aga ka mõtlemise tegevusest, et need vaimsest tegevusest, et selle ju vestlusringi selline varjatud pealkiri oli, et kõik ei ole kliki kaugusel, et me oleme hakanud mõtlema sellele, et asjad on, vastused on kuskil olemas. Ja nüüd, kui me natukene kiidame oma Eesti koolisüsteemi aru saamata, et mis seal hea on, aga me lihtsalt ütleme, et tulemus paistab, et on hea, et me endiselt ütleme, et on koolimaja ja lapsed tuuakse autoga ja hoidakse koos ja kontrollitakse. Et kas see on jätkusuutlik, et mida peaks hetkel hakkama juba vaatama, et koolis peaks muutuma? Ma tean, Linnar, sa juba vihjasid sellisele telemeditsiini ja telekooli ja kompetentsi põhisele omandamisele, et see ei pea üldse koolimajas olema. Et kuidas sa seda muutust näed, kui praegu peaks ajaloos tagasi vaatama aastal 2020 või 2021, siis koolisüsteemis midagi olulist muutus. Mis asi see muutuse sisu oleks? Ideaalis näeksin mina seda, mida ma näen ka mõningates eksperimentaalkoolides ja mis on minu meelest andmas kõige paremat tulemus, on see, et auditoorne loeng kui selline, mida õpilane üksinda vaatab, võib toimuda ükstaspuha kus kohas. See võib toimuda sul teel trenni, see võib toimuda sul õhtul kodus, aga kooli tullakse kokku selleks, et sellise mentori ja juhendajaga koos ühiselt grupitöös asju teha. Kas see kontakt peab inimesega olema või see võib olla? Vähemalt see grupitöö kontakt, see kellega koos ma teen seda ja ühiselt lahendan, peaks olema nagu oluline. Ja põhjus on minu meelest selles, et see on nagu ressursi veel tõhusam kasutamine. Nii suur raiskamine on see, et üks õpetaja saab klassiruumi ees või ütleme samal ajal, kujutame ette, et selline tüüpiline nagu 15. september, kell on nädalapäev, võib-olla mingisugune kolmapäev, kell on 10 ja samal ajal üle Eesti suurusjärgus umbes nagu 800 õpetajat samal ajal. Räägivad sama juttu 6. klassile geograafias ja nad räägivad kõik seda sama juttu. Ja minu meelest tohutu ressursi raiskamine selle asemel võtta need kõikides klassiruumides õpilased, panna 5-6 kaupa ringis kokku selleks, et nad juba teeksid midagi. Sest et seda teadmist on võimalik neil teistmoodi edasi anda. Eks see on nagu nii-öelda tagurpidi klassiruumi, mille esimese, aga ebameeldiva kogemuse me tegelikult praegusel hetkel pandeemia ajal saime, sest kõik need vaesed õpetajad pidid ikkagi praeguse hetke 800 tükki kell 10 hakkama oma ükshaaval seda rääkima. Ja nad ise ka mõtlesid, aga miks seda ei või teha üks kõige paremate didaktiliste oskustega, kõige veenvam, kõige värvikam õpetaja meie seast. Ja meie selle asemel
võtame ja kasutame seda aega selleks, et vaadata oma õpilaste individuaalsed konsultatsioonivõimalusi või seda, mida neile veel paremini üksinda teha. See oli see, mida pandeemia ka õpetajatele esitas küsimusena. Ma arvan, et see on see näide tulevikust. Sul oli hästi oluline küsimus ka tegelikult alguses, kus sa ütlesid, et aeg on ühine ja teadmised on ühised. Ja mu väide on tegelikult võib-olla ka see, et teadmised ei ole ühised. Meil on teadmised on hakanud tugevalt kontsentreeruma. Kai tõi näite selle kohta, kuidas meil seda infot on nii palju, et meil on juba suur andmete töötlemise kompetentsi punktid on olemas. Ja ma ei tea, võib-olla Lili oskab seda omalt poolt ümber lükata või kinnitada, aga kui palju, kuhu siis kontsentreeruvad mingisuguste valdkondade või sektorite tippteadmised, mis omakorda kujundavad seda tulevikku meie ümber. Ja kas meie roll on, nagu Mart Saarnu sõnade kohaselt teadlastel, olla siis selline kunagine nagu šamaan, kelle käest kogukond, kui nagu välku lõi, siis küsitakse, mis see on ja tema vaatas seda, ütles, et see on Jumala sõrm, mis tuli maa peale selleks, et patuseid karistada. Ja kõik olid rahul sellega. Kas siis praegusel hetkel nagu Lili, sinu roll on eesti keeles rääkida lihtlausetega seda, mis on genoom ja kui palju me erineme banaanist? Kas see 50% erinevust banaanist on suur erinevus või mitte? Paistab, et ei ole suur erinevus. Kai, kusjuures see on, näide tuleb IT-sektorist, suurtes IT-ettevõtetes peaaegu 2/3 töötajaid ei oma kõrgharidust, vaid õpivad koha peal, sest et ülikool on juba aeglane. Ta on konservatiivne ja see vastutus sunnib olema konservatiivne, et me eeldamegi, et õpetaja teeb, see 8 õpetajat räägivad seda sama matemaatikat või Eesti kultuurilugu, mis iganes. Et õpetajal on olemas vastutus ja me ei saa seda ära anda. Samamoodi võiks üks arst kõike patsienti ju ravida, et ometi me hajutame seda, see on kulutõhususe temaatika ja nii edasi. Aga nüüd me näeme, et kool ei ole suuteline tagama seda muutuvat ühiskondlikku vajadust ja me näeme, et see kiiresti muutuv, just tehnoloogia tõttu kiiresti muutuv vajaduste spekter fokusseerub hoopis töökohale. Et kui palju sa oled siis, õpetasid töökohal kääridega krossääne lõikama, mida veel? See on väga hea, et sa seda küsid, sest see on täpselt see, millest ma oleksin ka tahtnud rääkida, nagu Savisaar ütleb harilikult. Et tegelikult inimeste puhul praegu ma näen, et küsimus ei ole niivõrd palju sellest haridusest, vaid küsimus ongi selles, et inimesed saavad hariduse, aga seda tehakse kujul, mis mingil hetkel ei anna neile aru saama, mida nad tegelikult nagu tegema tahavad hakata. Ja tänu sellele küll see haridustase, mida Eesti kool annab, võib olla väga hea, aga see ei rakendu nagu praktilisse võimesse midagi peale hakata. Ja kuna tänapäeval on ju selge, et väga paljusid näiteks töökuulutusi enam ei saa kirjutada ainult ametinimetuse järgi, sest ametinimetused on täna juba sellised, mis ei ole enam nii lihtsad nagu arst, lasteaiakasvataja, autojuht, vaid et sul on ametinimetus, mis vajab tegelikult lahti kirjeldamist, et milliseid oskuseid ja millist kompetentsi sellel ametikohal vajatakse. Nii samamoodi tegelikult on ka tänapäeva noortel seda nii-öelda valdkonna valikut väga palju keerulisem teha. Ehk et jõuame ikkagi tagasi selle juurde, et mil moel selle haridusprotsessi käigus, hariduse andmise protsessi käigus pöörata igale noorele mingil ajahetkel nii palju tähelepanu, et aru saada, milles seisnevad tema tugevused ja kus on tema huvi, sest tegelikult ka need teinekord ei pruugi kokku minna, aga kui inimesel on piisavalt suur huvi, siis võib ka imesid juhtuda selles osas, mida ta on võimeline omandama. Ja see võib-olla kõlab nagu banaalselt, et me hakkaksime juba väikestele lastele mingisugust karjääriteekonda ette kujundama, aga teatud suuna seadmine, seda inimene võib täiskasvanu eas ju tegelikult väga edukalt muuta, aga suuna andmine noorena tegelikult tagab selle, et sellel noorel võib säiluda huvi mingi valdkonna vastu väga pikalt ja tema nii-öelda pühendumus sellel valitud erialal töötamisel on tunduvalt kõrgem kui see, et sa eksled küll väga hästi koolitatuna ja tööturul ja püüad seda oma kohta leida suhteliselt kõrges vanuses. Lili, kommentaar. Ma tahtsin sellele vastata pigem sellest nurgast, et kutseharidus on meil alati olemas olnud.
et kui me vaatame ka IT-d või geenitehnoloogiat, siis täielik patt on see, et IT-bakaharidusega inimesed või isegi magistriga inimesed lähevad lihtsalt programmeerijateks tööle või geenitehnoloogia haridusega noored lähevad laborandiks või isegi molekulaarbioloogia tarvikute edasimüüjate, müügiinimesteks põhimõtteliselt on ju. Et sul ei ole vaja selleks 3 aastat või 5 aastat haridust, et müüa pipetiotsikuid või mingit ensüüme isegi. Ma arvan, et see on see koht, kus me peaksime selgelt eristama, mis on ülikooli roll. Me tahame koolitada eksperte, kes leiutavad midagi uut, kes tulevad, lahendavad mingit uut probleemi, mõtlevad suurelt ja laialt. Selleks sul on vaja õppida 3 aastat kõiki molekulaarbioloogia aluseid, kuidas töötavad bakterid, viirused, kuidas sa saaksid viirusest võtta mingisuguse ensüümi, panna inimese rakkudesse ja muuta mingit, vähki ravida või mis see on, mRNA vaktsiinid, kuidas need on välja töötatud, kuidas sa töötad selle tehnoloogia välja, et viia ravimatu maksahaiguse raviks kasutada seda sama tehnoloogiat. Et see on see lai haridus, mida meil vaja on ja seda kõrgharidust on vaja, aga praegu meil on sihuke segamini kogu see kutseharidus ja kõrgharidus, et tegelikult me peaksime võib-olla rohkem väärtustama kutseharidust ja nägema, et osadel inimeste teekond ongi seal ja siis peaksid need rahad ka eraldi liikuma, et siis kutseharidus lihtprogrammeerija jaoks on üks lihtsam teekond ja siis IT-teadlane või informaatika või mis iganes, selle teekond on teistsugune ja põhjalikum. Järelikult me peaksime juba praegu oma fookuse jagama, et kui me oleme rahul selle gümnaasiumi astmega, et seal PISA mõõdab seda, aga siis me näeme, et tööjõuturg seda kõrghariduse lõpetajat mõõdab palju kehvemalt, et ütleb, et ja päeva lõpuks raha loeb, sellepärast need programmeerijad lähevadki IT-ettevõttes, kui nad saavad palju suurema palga sealt ja saavad kokku puutuda selle uuema just cutting edge tehnoloogiaga, mis annab nendele konkurentsieelise võrreldes sellega, mis siis ülikoolis toimub palju aeglasemalt ja küll nõudlikumalt, aga tasa lülitab kõiki neid eksperte, spetsialiste. Mida siis kõrghariduses peaks muutma? Ma tean ühte statistikat, mis ütles USA näitel vist, et seal on PhD-ga ehk doktorikraadiga baristasid umbes 5000. Et see on, kui ülikool toodab midagi, me väärtustame ju doktorikraadi, me anname raha selle eest, et keegi teeb doktorikraadi. Ja need on need eksperdid, spetsialistid, ja jõuavad lõpuks ikkagi kohvimasina juurde heeblit vajutama, mida võiks ju robot teha, et mida kõrghariduses peaks muutma? Ta võikski konkurentsi tihedamaks muutuda, et esiteks, see on jälle see, et muutused ühiskonnas toimuvad kiiremini kui muutused struktuurides ja kui ma ei tea, mitu aastat tagasi oli oluline. Eesti Nokia pidi olema geenitehnoloogias, et rahastati kõvasti. Siis kui mina seal õppisin, oli riigieelarvelisi kohti vist 40 ja siis ülejäänud oli vaba, et kes tuli oma rahaga. Et meie kursus olid tohutu suured ja siis see on mingil määral ka jäänud ja need muutused tulevad liiga aeglaselt ja IT-sektor jälle nagu kasvab. Ja sinna ei jõua see raha piisavalt kiiresti. Et kuidas neid suuri rahasummasid kiiremini liigutada, ma ei tea, võib-olla siin on mõnel paremad mõtteid, aga just see, et kiiremini nende muutustega kohaneda, ma arvan, on üks esimesi samme igatahes. Kai, kas erasektor, suurettevõtted peaksid rohkem dikteerima ülikoolis õpetatavat? Kas just dikteerima, aga ma arvan, et aga ma arvan, et kindlasti oleks mõistlik erasektorit usaldada selles küsimuses, et millist kompetentsi, milliseid teadmisi, milliseid oskusi me näeme, et on vaja mitte ainult täna, sest täna on ju hilja, sest et meil on vaja välja mõelda ja aidata koos mõelda, et milliseid sektoreid ja milliseid inimesi, millistes sektorites meil on vaja näiteks 5-10 aasta pärast.
et ikkagi need inimesed valiksid õiged erialad, et on ju alati ühiskonnas käesoleval hetkel poppe teemasid. Ehk et ei ole ju saladus, et väga keskkonnateemad on hetkel väga popid, et väga palju tuleb inimesi, kes on õppinud siin erinevaid loodusvaldkondi. Aga samas nende nii-öelda rakenduseks ei ole ju tegelikult mõistlikku mudelit, et osad neist lihtsalt peavadki minema baristadeks, sest et lihtsalt ei ole seda rakendust. Et osa otsuseid paratamatult hariduse suunamisel tuleb ära teha riigil, ehk et ikkagi kontrollida, kuhu pannakse riigi poolt see raha, milliste valdkondade õpetamisesse ja noorte arendamisesse, et loomulikult ei saa kätt ette panna, et kui inimese kutsumus on õppida midagi, mis talle väga meeldib, siis selleks peavad ka võimalused olema, aga suures pildis ikkagi selline suunamine ja eraettevõtjate kaasamine selle suure pildi tegemisele, seda me oleme nagu pikalt üritanud ka mõjutada. Ja on täitsa selgelt ka valdkondi ja ameteid, mida täna tegelikult üldse keegi ei katagi, et näiteks kui ma ütlen, et kaubanduses nüüd aastaid või kui mitte öelda aastakümneid töötanuna, siis tegelikult sellist head kategooria juhti täna tegelikult ei kasvata keegi, et seda on võimalik, seda teekonda ülikoolis on võimalik kuidagi kokku nii-öelda otsida, aga see tähendaks ikkagi seda, et inimene käib juba ülikoolis mitu ringi ja nii-öelda saab sellist teadmist sealt mingite lisakursuste kaudu. Aga kaubandusvaldkond ei ole ju ainult see, et keegi seisab kassas, teeb selle ribakoodi lugejaga piiks, et see, mis kaubandus on, see on tegelikult ikkagi väga spetsiifiline valdkond, seal on väga palju. Ja ma ei räägi üldse sellest, et keegi tegeleks meil hinnaanalüütikaga näiteks või sellise asjaga, et seda peetakse nagu, et kaubandus, mis ta siis on, et peaasi, et kaup on riiulis ja siit me tuleme. Et jah, ma arvan, et on vaja ka seda, et kaasatakse ettevõtjaid natukene rohkem sellesse protsessi. See on üks oluline ja ohtlik temaatika, et selleks, et kassas piiksu teha, peab raha andma. Ja juhul, kui päeva lõpuks loetakse raha, siis ettevõtlus ju suunab suuremat raha teenima ehk monopoliseerib teatud tegevusvaldkonnad. Me näeme, et tehisintellekti arengus selle põhiline rakendus on tegelikult tõhususe kasv majandussektoris, mis tähendab töötuse kasvu, et inimene on see wetware, hardware on palju efektiivsem sellist tükitööd rutiinset 24/7/365 tegema. Ja tagajärjeks on siis see, et seda raha ei olegi inimestel, kui seal piiksutada ja seetõttu see ebaefektiivsus tagab selle, et kassas on üks ebaefektiivne inimene, kes saab suhteliselt madalat palka, aga ta saab raha ja majandus töötab tänu sellele ebaefektiivsusele. Kuidas, Linnar, sina näed, et kas tehisintellekt on tegelikult inimest vabastamast nii rahast kui ka inimeseks olemisest? Ma vist juba ketran nagu vana plaat ja tundub, et ma ühtegi teist filosoofi peale Descartes ei tea. Okay. Aga Platon oli ka, okei. Neid ma ei tea, pole kursis, aga ma siis pannes tehisintellekti konteksti Descartes öelduga, ehk siis mõtlen, järelikult olen, cogito ergo sum, siis tegelikult see ongi see, mida tehisintellekt hakkab meie eest tegema. Ehk inimeseks olemine ei tähenda praegu enam ilmtingimata seda, et ma mõtlen, vaid ma aktsepteerin seda, et on olemas tehnoloogiad, mis mõtlevad minust kiiremini, mõtlevad minust paremini, suudavad paremaid seoseid luua. Sõna parem on nüüd hästi ohtlik teema, aga okei. Just, jah. Parem, selle sama nii-öelda majandusliku efektiivsuse perspektiivist. Tõhusamalt teha. Parem on see, kas sulle mida paremini. Oleks võinud Descartes öelda, ta oleks võinud öelda selle cogito ergo summi asemel näiteks Tiamo ergo sum, armastan, järelikult olen, ehk tundeid need on midagi sellist, mis jäävad inimese pärusmaaks, vähemalt selle praeguse tehnoloogia arengu trendi kontekstis. Ja me tõepoolest oleme 10 aasta jooksul näinud muutumast nagu tööturul rohkem kui võib-olla viimase 50 aasta jooksul. Ja Eesti on selles mõttes nagu eriline riik, et pärast taasiseseisvumist me käisime väga ränga tööturu struktuurse muutuse läbi. Ja meil on ette heidetud, et me ülemineku perioodil või taasiseseisvumise järel ei pööranud sellele piisavalt tähelepanu, et see sotsiaalne hind oli väga suur.
ja ma väidan seda, et ka seesama, mis praegu hetkel toimub digitaliseerumisega ja selle mõjuga töökohtadele, mitte ainult Eestis, vaid ka kõikjal mujal arenenud riikides on tugevalt läbi mõtlemata. Kui Eesti oli Euroopa Liidu eesistuja, siis lauale pandi üks olulisemaid raporteid, mis jäi nii-öelda kõrvalvaatepilti ja küsimus oli selles, et kui palju on aastaks 2030 tööturult automatiseeritud ära Euroopa Liidus erinevates valdkondades töökohti tööturult. 30% nendest töökohtadest, mis praegu on. Eesti kontekstis, kui me kujutame ette, et see võiks tähendada umbes 200 000 inimest, juba praegu hetkeks 8 aasta pärast, peavad midagi muud tegema. Armastama peavad, kuna praegu on haridus, temaatika. Või peavad nagu, selle töö sisu on kindlasti midagi muud ja töö sisu Circle Case on aastal 2021 midagi hoopis muud, kui teil aastal 2020. Jaa, sest et meil on näiteks Kabanossi äpp olemas. Vaba! Seda ma isegi ei teadnud ja ma isegi ei saa aru, miks ta olemas on. Aga mäletad neid aegu, kui bensiinijaamad olid lahti nagu 9-5, bensiini ei olnud. Ja siis keegi ütles, et hakkame nüüd seal nagu kohvi või pakkuma või hakkame inimesi tualetti sisse laskma. Siis bensujaama bossid, nagu need onud, kes seal olid, eks ju, kes ainult raha vastu, mis ma olen mingi sibi sul või? Ja ma võin sellel teemal rääkida, mis on mu point oli see, et muutused on olnud väga kiired ja sina võid edasi rääkida nende muutuste sisust ja näitlikustada neid. Ja ma võin näitlikustada seda, et kuidas inimene alati jääb, sellepärast et muidugi ma ei saa öelda alati, sest et praegu kindlasti jääb. Et olles nüüd viimased... Seni kuni Kabanossi saab on inimene. Ja seni kui Kabanossi süüakse jääb inimene, aga selle konkreetne näide, et ta illustreerimaks olles 16 aastat tegelenud nüüd sellise mugavustoiduga, siis võib öelda, et on tehtud väga palju selliseid innovatsioone, näiteks Saksamaal ja ka mõnes muus riigis on olemas sellised teenindusjaamad või siis tanklad, kus kohapeal sa saad siis väikesest latrikesest, paned sinna 2 eurot sisse ja siis seal sees on see hot dog ja neid kogu aeg nagu täidetakse tagant. Kogu aeg on see selline suur sein väikeste aknakestega. Mõtle, kui efektiivne. Sa lähed, paned 2 eurot sisse, teed selle luugikese lahti ja seal hamburger ootab ja veel ka ilusasti soojas, eks ju. Aga inimesed ei taha seda, sellepärast et selle küsimus ongi nagu see, et see inimese ebatäiuslikkus teeb teatud mõttes selle teenuse nagu huvitavaks, et see, et sa esiteks saad vaielda selle teenindajaga, et mis kastmed ma panen, eks ju, kõik kastmed, eks ju, siis öeldakse, et ei, seda ärge pange, eks ju, aga te ütlesite kõik kastmed, ei, võt seda ma ei taha. Et see on selle mängu nimi ehk et sa saad osaleda selles protsessis ja teine pool on ka see, et sa saad selle nii-öelda nagu see klassikaline laste lugu on sellest, et mis selle memme musi mõte on, eks ju. Et tegelikult selle teenindamise juures on täpselt samamoodi, et kui sa oled terve päev otsa autojuhina istunud autos, nühkinud seal oma istme peal ja vaadanud seda õudset liiklust, mis Eestis toimub, selle teenindusjaama siis absoluutselt iga teenindaja, meil on ka kõik inimesed ju ilusad, iga teenindaja tundub sulle nagu lihast ja luust inimesena, kes sulle korra naeratab ja sulle tundub, et sul on päev õnnestunud. Ehk et see sama asi, et need tunded ja emotsioonid ja selles protsessis osalemine, kus sa masinaga tegelikult ei saa osaleda, kuigi sulle tundub mingil hetkel, et Eesti parim teenindaja on automaattankla, siis tegelikult see nii ei ole, et ühel hetkel on sul ikkagi vaja seda teist inimest ja see teine inimene ei paku sulle seda nuputeenust, vaid ta pakub sulle kas kaastunnet, kas ta pakub sulle seda nii-öelda peegeldust sinu emotsioonile või mida iganes. Ta ei asenda seda, et sa võiksid tegelikult vajutada nuppu ja siis midagi juhtub. Tuleb meelde lihtsalt, see oli vist 4-5 aastat tagasi, nüüd juba aeg toimub kiiresti. Jaapanis avati täielikult robotitega teenindatud hotell, kus 1,5 aasta pärast pooled robotid vallandati. Ja üks robot ajas eriti külastajaid närvi, kuna ta hakkas öösel küsima, mis viga, mida teha saan. Kuna inimene norskas moel, kust robot tõlgendas seda mingi palvena, ta ei saanud aru, ta küsis, et midagi, inimene ärkab üles keset und, jälle küsitakse, mida tahad. Aga siit tekib tegelikult see suurem temaatika ja kuna meil on haridustemaatika ja filosoofidest juba juttu tuli, siis David Hume'i tasub ka mainida, et David Hume'i giljotiin on see, et kus meil on küsimused, et on ja ei ole või vastused ja on ja ei ole ja siis on järgmised, et peaks ja ei peaks. Ja see on see kuristik nende kahe vahel, et see, et kui me andmeid kogume tänasel päeval hästi palju, näiteks, et
et keskmine vererõhk on 135, aga sinu vererõhk on 140, mida sa peaks tegema. See ei tule nendest numbritest, see tuleb kuidagi teistmoodi mõtlemisest. Ja see, et meil on inimlikku kontakti vaja, ma mäletan ühte uuringut, kus oli vist Prantsusmaal läbi viidud, kus inimesel oli võimalus vestelda robotitega ja osa roboteid kippusid tüssama ja valetama. Ja osa olid nagu väga faktitõesed ja paari nädala pärast küsiti inimest, et mis sul meeles on sellest vestlust. Tuleb välja, et rohkem ei meelde vestlusest sellest petva ja tüssava robotiga ja tema meeldis ka rohkem. Ja nüüd meil tekib see tõesti küsimus, et kui me lähme andmepõhiseks maailmaks, kus me suudame andmeid analüüsida inimesest paremini, siis tegelikult päeva lõpuks, nii nagu Linnart ilusasti juba esile tõi, et see armastus on see tunne, et armastus ei ole fakti. Proovi armastust analüütiliselt erinevatele telgedele panna, sa ei suuda seda teha. Sa ei suuda, masin ei suuda öelda, kas on armastus või mitte, kas armastus kabanossi vastu või armastus su partneri vastu. Kui sa ütled, ma armastan sind nagu kabanossi, siis tundub natuke nagu võigas. No okei, kabanossiga on okei, aga ma armastan sind nagu oma ema, et siis tundub natuke imelik. Kabanoss on nagu laulupidu, et ma armastan laulupidu, ma armastan kabanossi, ta on osa kultuurist. Okei, aga proovi robotile see selgeks teha, et robotil on kabanoss ja robotil on doktorivorst ja siis robotil on partner ja siis robotil on riigilipp ja vapp ja robotil on ema ja robotil on kass ja koer ja siis ta ütleb, et see kõik on üks armastus. Ei ole. Et see on see traagika või ütleme see väljakutse, et kui me automatiseerime seda maailma üha rohkem, siis me ei saa neid vastuseid, mis ütlevad, et kas meil on hea olla või mitte hea olla. Et kes oskab selle probleemi ära lahendada, et ma soovitan kohe, täidan selle taotlusvormi, kus Nobeli preemia kandidaate saab edastada. Kas teil on ideid? Efektiivsus ei ole kriteerium mitte kunagi olnud. Mitte kunagi üheski riigis ei ole. Äris on, see traagika ongi. Ja ka ei ole tegelikult. Sa langetad tegelikult otsuseid piiratud informatsiooniruumis. Arvuti ei langeta neid otsuseid sinu ees, sina pead langetama selle otsuse. Samamoodi see, et... Isegi praegu osa raviotsuseid aitavad arvutit teha ja me loovutame seda. Aga kui ma mõtlen selle peale, tõesti nagu nii äriline kui ka juhtimisotsus, seal on kuskil mingi Telia telk. Mõtleme, kuidas, et see kunagi oli selline ettevõte olemas nagu Eesti Telefon. Siis tekkis meil mingisugune Eesti Telekom. Kuidas langetusid need otsused selle kohta, et keegi tegi ärilise investeeringu otsuse kuskile Nõukogude Liidu perifeer ääremaal teha strateegiline investeering? Ja kuhu see on praegu hetkeks välja jõudnud. Need ei olnud ratsionaalsed otsused ja ei äris ega ka meie üldises elus. Valdav enamus otsused, mis me teeme, ei ole andmepõhised ja ratsionaalsed. Ehk siis aktsepteerime seda, et äkki see maailma tulevik võiks olla selline, et me delegeerime mingisugused ebaolulisemad asjad või vähemalt meile tunduvalt ebaolulisemad asjad. No see, et millise trajektooriga minu muru niita minu platsi peal, delegeerime selle robotile. Aga asjad, mis nagu tundub, et annaksid mulle nagu võimu kätte, need ma jätan endale. Ja jätkan samamoodi ebaefektiivselt seda otsuse tegemispuud, mis praegusel hetkel on nagu, teebki mind inimeseks. Aga kuhu sa selle vahe tõmbad, et millal me ütleme, et toon teise näite, et utoopia on alati inimesi huvitanud. Utoopia on see, et kreeka keeles just tähendab, et seda kohta pole olemas, aga järelikult me kogu aeg huvitab see mingisugune paremus. Ja sellest paremas maailmas ei ole haiguseid, ei ole kurjategijaid, ei ole vastikuid naabreid, nii edasi. Ja nüüd tekib küsimus, aga kes mis hetkel ütleb, et sina kurjategija sinna ei pääse või mina olen otsustanud, et sina oled kurjategija, sina sellest utoopilisse, sellest kenasse maailma ei pääse, sina oled liiga haige, sina ka sinna ei tule ja sina vaktsiini ei kasuta, sina ka sinna ei pääse. Et need on väärtuspõhised otsused, et kas just need jäävad inimese teha. Ja väärtuspõhisus on plahvatanud. Ma arvan, et siin kellegi aju plahvatas ka publiku seas, kui ta kuulis, kuidas Kai ütleb, et kabanoss on laulupidu. Mõlemad on osa kultuurist. Ühendkuningriikides 5 aastat tagasi publitseeriti 5 artiklit aastas kultuurisõdade teemal. Möödunud aastal üle 800 artikli kultuurisõdade teemal. Mitte sellepärast, et teadusrahastus oleks kasvanud, vaid sellepärast, et tegemist on meie silme all tärganud ja plahvatanud fenomeniga. Ehk väärtuskonfliktid on üha suuremaks muutunud ja minu isiklik see väärtusruum
on kindlasti meis kõigis üha eristuvam ja ühisosade leidmine mingisugustes küsimustes, pisikestes küsimustes võib olla olemas võimalik, aga kuskil tuleb nagu see nagu pauk sisse. Kuskil tuleb see pauk sisse, ütleb, et laulupidu on nagu kabanoss ja see on kultuur. Ja ma järgmist sinu lauset ei saa enam tõsiselt võtta, sellepärast, et sa oled selle kultuurisõja valla päästnud. See sama, mis on nagu ka uuringute järgi nagu kordades ja kordades kasvanud. Ehk see on see kõige keerulisem koht, kus kohas meie väärtusruum on killustunum kui kunagi varem ja samas me peame aktsepteerima seda, et sinu, Lili, Kai, minu väärtusruumid on erinevad, aga ometi me suudame ühel laval koos olla. Aga see väärtusruumide erinevus on bioloogilise taustaga, et ja kas moraal on bioloogiline? Sina oled siis bioloogilise distsipliini esindaja, sa pead oma vastuseid. Yes, tuli hea küsimus. See on huvitav küsimus, et tegelikult see kõik on, kuidas on nüüd, nature and nurture, ehk siis mis on geenide poolt kaasa antud ja mis on keskkond. No geenid on ainult programmis tagavad sellele rakule, selle kõige väiksemale elus ühikule kohanemisvõime, palunemisvõime. Kõik ei pea olema tingimata geenides kirjas, ta võib olla keemiliste reaktsioonidena kirjas, aga see kohanemine selle keskkonna suhtes annab sulle jutumärkides tunde kätte. Kas läheb hästi, on samasugune või läheb halvemaks ja see tahab säilitada, kas olemasolevat või natuke paremaks muutuda. See peab olema bioloogiline. Kas kristlik moraal on geenidesse sisse kirjutatud, kui liigi säilimise eeldus? Selfish gene ja nii edasi. See ei ole, ütleme otse välja, et ei ole. Aga näiliselt tundub, et on, sellepärast, et ükskõik millised tunnused, mida me võtame, need on omavahel korrelatsioonis. Ja väga raske on tegelikult seda geenide ja keskkonna mõju lahku lüüa, sellepärast, et me näeme, et vanemate geenid mõjutavad, millist keskkonda nad lapsele loovad. Kas nad ostavad talle kabanossi või mitte? Või annavad talle porgandit ja kapsast ja sellerit. Et see on see vahe ja see on ka, miks kindlasti meil võib tekkida vaktsiini vastasusega, me võime leida geneetilisi korrelatsioone, aga need ei ole geenid, mis määravad, kas inimene vaktsineerib või ei vaktsineeri, et korrelatsioon ei ole kunagi põhjuslik ja siin tuleb ka täpselt see geneetika ja elustiili valikud tegelikult lahku lüüa. Et vastulause. Ei ole vastulause, ma tahan just sellele peale ehitada, et tegelikult see inimeseks olemine ongi selles mõttes nagu niivõrd fun ja eristab meid masinatest, et jälle tulles tagasi nende noorte põlvkondade juurde, et nende noored põlvkonnad tegelikult ju on kellegi lapsed ja üldjuhul nende vanemad oma võib-olla ka nii-öelda üles kasvatamiselt, kõigi oma hariduselt, oma selliselt taustalt või keskkonnalt on tulnud hoopis teisest keskkonnast. No võtame kas või mind, ma olen kindlasti ju käinud põhikoolis ja tegelikult ka ülikoolini ju veel nõukogude ajal. Ehk et võiks ju mõelda, et ma olen kasvatanud üles enam-vähem samasuguste põhimõtetega inimese. Aga üllatus, minust kasvas välja selline padukapitalism, kapitalist, siis minu laps on selline neokommunist, eks ju, et selles mõttes vaatamata minu enda tõekspidamistele ei ole ma suutnud järjekindlalt seda viljeleda oma isiklikus elus. Ilmselt midagi kuskilt üle kompenseerides, midagi, ma ei tea, tegemata jättes, et tuleb peeglisse vaadata ja alati, kui mul vanemad kolleegid vinguvad oma nooremate kolleegide oma suhtumise või asja üle, siis ma ütlesin, et minge koju, vaadake peeglisse ja tehke sellest järeldused, et inimene ongi selles mõttes nagu üks huvitav asi, et me võime rääkida ühte, uskuda ühte ja mingil hetkel see ebaratsionaalne käitumine lööb sisse ja ma arvan, et see teeb selle elu põnevaks. Jah, Dana Arielyl on huvitavad arengud irratsionaalsusest. Inimene, kes üritab olla tegelikult lipukirjaks panna oma ratsionaalsuse, tegelikult käitub irratsionaalselt ja nüüd on juba 2-3 Nobeli preemiat majanduses antud välja just selle irratsionaalse käitumisanalüüsi kasuks. Aga kas see tähendab, et meil tegelikult, sa tood huvitava teema esile, et meil ei ole nii palju aega selle kasutamiseks või arendamiseks, et tegelikult kõik teismelised on neokommunistid, nad tahavad saada vastavalt vajadusele. Minu neokommunist on juba 26.
ja sa ikka võimaldad vastavalt vajadusele. Just täpselt. Aga sotsioloogid on tähele pannud, et põlvkonnad ja bioloogiast tuleb see ka, et põlvkonna on reaktiivne neid sünnitanud põlvkonna suhtes, sest vastasel juhul nende tarbimisvajadus oleks väga samasugune, nad lihtsalt kurdavad oma keskkonna üle. Sellest suhtes on alati lapsed on neid sünnitanud põlvkonna suhtes reaktiivsemad kui nende vanavanemate suhtes, kus nad jagavad natuke rohkem ühiseid väärtuseid. Nüüd, kas meie praegu on tehnoloogiline põlvkond, mis on väga kõrgelt hindab sellist automatiseerimist, et kas sellele võiks järgneda selline ludiitide põlvkond, kes hakkavad masinaid lõhkuma? On kellelgi arvamusi? Ei, te väga nukralt mõtlema praegu. Ma küll praegu võib-olla nii kaugele ette ei suuda mõelda, et tõesti, kui mõelda, et mis on praeguse nagu noore põlvkonna nagu absoluutne inimõigus on elekter, et saaks midagi laadida. Ja teine on wifi, et saaks olla ühenduses, et keegi hakkab seda lõhkuma. Never say never, nagu öeldakse. Linnar. Ma ei tea, need muutused tehnoloogia valdkonnas on niivõrd kiired, et meil oli kunagi aastal 2004 kirjutati raamat nii-öelda interneti ajaloost ja see laiemalt oli siis nagu tehnoloogia ajaloost, laia tarbe ja digitehnoloogiat ajaloost ja toodi näiteid selle kohta, kuidas ükstaspuha mida ennustati. Kõik läks mokka, sellepärast et püüti teda kuidagi lähtuvalt olemasolevatest teadmistest lihtsalt ekstrapoleerida ajas edasi. Et sellised ekstrapoleeriti niimoodi, et sellised kohvermobiiltelefonid aastal nagu nad olid 94 on mingil hetkel miljonil inimesel olemas. Järelikult tuleb meil selliseid kärusid hakata rohkem tegema, millega saaks inimesed mugavalt neid mobiiltelefone ringi liigutama, sest et nad ongi sellised suured kohvrid. Ja seetõttu minu hinnang on see, et see, kui me räägime praeguse hetke, esiteks ma ei ole nõus sellega, et kõik inimesed on väga rahul sellega, milline on meie tehnoloogiseerituse tase. Mõnede jaoks on seda liiga vähe, mõnede jaoks on seda liiga palju ja mõnede jaoks on see nagu mõistetamatu, hoomamatu, arusaamatu. Teiseks, see tehnoloogia on pidevalt muutuses. Mobiiltelefon, meie ümber nutitelefon sellisena, nagu me teame, on meie ümber vähem kui 15 aastat olnud. Ja nüüd on ta korraga 5 miljardil inimesel. Ja me ei saa uskuda ega arvata ometi, et 15 aasta pärast on ta täpselt samasugune, vaid ekraan läheb natukene säravamaks, aku peab natukene kauem vastu. Ta on midagi teistsugust. Ta on kindlasti midagi hoopis teistsugust ja seda me veel ei tea. Ja need ei ole mitte majanduslikud ega ka teaduspõhised argumendid, mis on seotud meid ümbritseva tehnoloogiaga, vaid need on tegelikult sellised paljuski sotsiaalpsühholoogilised. Miks me ei võiks juba ammu kanda tegelikult liitreaalsusega seotud prille, mille jaoks tehnoloogilisi piiranguid praegu hetkel enam ei ole. Küll aga on selleks mingisugused inimese sees olevad ja nüüd on meil ühine väärtusruum olemas või ühine hirm millegi ees. Et mis siis, kui kõigil meist oleks implantaat, millega me oleksime ühendatud? Kardame seda. Ei karda seda, tahaksime, ei taha seda. Kui me näeksime seda selle kaudu rohkemat, näeksin teiste inimeste nimesid, näeksin tema kehatemperatuuri, näeks seda, kas ta on vaktsineeritud või ei ole. Näeksin palju datat sealt ümberringi ja leiaksin hoopis parema hinnapakkumisega kabanossi sealt 15 meetrit kaugemalt kui see, mida Circle K mulle pakub. Aga see kõik oleks tehnoloogiliselt võimalik, aga me ei tee seda sellepärast, et meil on mingisugune vastumeel selle suhtes. Ja väga võimalik, et meist tuleb järgmine põlvkond, kelle jaoks see on täiesti ebaoluline. Ja veel kord, mitte nüüd seekord Descartes, aga lihtsalt laiatarvet tsiteerides, kõik, mis on maailmas olemas, sel hetkel, kui ma sündisin, on normaalne. Kõik, mis luuakse juurde, kuni ma olen 35 aastane, on innovaatiline ja superäge. Ja kõik, mis tekib maailma juurde pärast seda, kui ma olen 35 aastane, on saatanast, halb ja sellepärast läheb kõik hukka. Ja see on tegelikult alati see põlvkondlik ülesehitus. Jah, see on hea koht teatud vahepausi tegemiseks või teatud faasi nihkeks, et mäletan ühte analüüsi, need analüüsi on piisavalt palju tehtud. Üks Nature's, kus ekspertidelt küsitakse tuleviku ennustusi, nad ennustavad kehvemini kui juhumasin. Ja mäletan investeerimisnäidet, kus ekspertinvestorid, siis amatöörinvestorid ja väikse lapse käest küsitakse, 9-aastase lapse käest küsitakse investeerimisideid aasta jooksul. Eksperdid kahjum -43%, amatöörinvestor vist kahjum oli -10%, laps oli +9%. Et kas eksperte tasub üldse uskuda, et paneme siin suu kinni ja küsima, et kas teil on küsimusi, millele saab vastata?
tervist. Et jutus oli päris huvitavaid metafoore, näiteks vangla. Ma pakuks teile välja 4 erinevat metafoori ja tahaks küsida, et mis suunas, kui nüüd tuleb valida, peaks kõige rohkem ressursse panustama, et Eesti haridus edasi areneks ja need ideed, mida te käsitlesite, rakenduksid, sealhulgas kriitiline mõtlemine. Esimene öeldi välja juba vangla, eks ole, mille mõte ilmselt on anda mingisugune standardiseeritud teadmiste kogu. Ei ole ju välistatud, et sel juhul need inimesed näiteks vaktsineerimisse ka suhtuvad kõik ühtemoodi. Nii. Teine, Platonit juba mainiti, oleks aed. Aia eelis on see, et ilmselt see guru või visionääri ja järgijate suhe oli seal küllaltki ka emotsioonidele tuginev, mitte ainult raatsiole, eks ole. Ja kolmas metafoor oleks, kõlas siit kaudselt ka läbi, meister ja õpipoiss. Eks ole, ülemus, küsid ülemuse käest, et mis mul puudu jääb, eks. Me siin ühes teises diskussioonis kuulsime, et mõned ülemused lausa iga nädal teevad arenguvestlusi oma alluvatega. Nii, ja viimane metafoor, mis ma välja pakuks, oleks kamp. See metafoor tekkis mul pähe siis, kui ma kuulasin eile Jõhvi koodikirjutajate koolitust, kus siis tegelikult need õppijad, kes rohkem teadsid, õpetasid teisi õppijaid ja õppejõude nagu ei olnudki. Kuigi nad olid selle programmi paika pannud. Et kuhu me nüüd peaks panustama, see on niisugune väga majandusteadlase küsimus, ressursse on alati vähe, nii inimesi kui raha, kuhu tuleks aur panna? On kellelgi vastus? Omavahel alguses vestlesime, et me väga poliitilisi positsioone ei võta, aga samas saime ka aru, et see temaatika on niivõrd policy makinguga põimunud, et väärtussüsteemid, raha, haridus, majandus, et me ikkagi peame mingi vastutus oma seisukohta omada. Ja, mina võib-olla, kes kõige vähem teoreetiline olen selles grupis, ma usun, ma arvan, et mul ei ole õiget vastust, aga kui neid metafoore tuua, siis minu jaoks need on sellised nagu kahemõõtmelised, et kas nii või naa, aga ma arvan, et see haridus peab kuidagi suutma seda ruumi ja aega hoopis teiste nagu mõõdetega hakkama kasutama, ehk et seesama asi, et kuidas olla, ma ei ütleks, et efektiivne on hea sõna, et efektiivne alati tekitab siukse tunde, et sa tahad kellegilt midagi ära võtta ja kokku litsuda kuidagi. Aga pigem nagu see, et kuidas seda aega ja ruumi kasutada selliselt, et aega oleks rohkem individuaalse ja personaalsema ja võib-olla sellise koos olemise jaoks ja seda teist poolt ehk et seda, kus sa lihtsalt omandad seda teadmist ja saad seda nii-öelda nagu sellises lineaarses jadas, siis seda võiks teha nagu võimalikult suure nii-öelda rahvamassi jaoks, et kindlasti siin nii kiiret lahendust ei ole võib-olla, kui siin Linnar välja pakkus, aga ma pigem ei valiks ühtegi nendest metafooridest ja ütleks, et nii nagu aeg ja ruum ja kõik muutub tänapäeval ja teadus areneb, siis me peaksime proovima leida täiesti selliseid out of the box lahendusi tuleviku jaoks. Lili? No, ma võib-olla jätkaks siit, et tegelikult koroona ju ka tõi meid siia, et kus kõik olid sunnitud liigutama distantsõppe ja e-õppe peale ja paljud koolid ju kutsusidki teadlasi appi. Ja me oleme ka varem teinud Noored kooli programmi raames üksikuid loenguid, kus me seletame lahti mõne teema ja need ongi olemas, need on YouTube'is olemas, need on täpselt ruumist ja ajast vabad ja õpetaja saab neid kasutada täpselt sel hetkel, kui ta tahab, sellepärast et ka geenitehnoloogia näide jälle, et teadmised muutuvad ajas nii kiiresti edasi, et ma arvan, et minul ei olnud bakalaureuseõppe ajal mitte ühtegi õpikut, sest ei ole mõtet ühtegi õpikut trükita, teadmised muutuvad poole aasta jooksul väga palju. Ja miks need teadmised ei võiks jõuda lasteni ja kooliõpilasteni, et täpselt see, mida Linnar ka enne ütles mulle ka Treffneri gümnaasiumi direktor, et tal on suur mure, et tal on klassis
lapste kollektiivne teadmised on oluliselt kaugemale arenenud kui mõne õpetaja oma. Et kuidas jõuda sinna, et õpetaja täidaks seda õiget rolli, et ei ole enam meister ja õpipoiss, et mõnes aines võib-olla on, aga väga paljudes ainetes see mudel ei tööta enam ja need loengud ja moodulid peavad kuidagi muud moodi üles ehitatud olema, et me saaksime nüüd sellest kriisist õppida ja mõelda, kuidas me nüüd edasi lähme sellega, et me ei lähe tagasi, vaid liigume edasi ja kasutame kõiki neid uusi tööriistu, mis meil käes on. Ja mõnes mõttes on ju ülikool selline koht, kus laboratoorne töö on meistri ja selli töö, üliõpilased omavahel vestlevad, on see omavahelise õppimise võimalus, auditoorne töö on see aia ideestik ja vangla on tegelikult kogu ülikooli maja siis, et mitte halvas ega sugugi sellel teljel, aga ta sarnaneb väga palju selle, et me teatud mõttes seda ka ju realiseerime. Iga ühiskond on oma nägu ja kui suurusjärgus umbes 1 miljard inimest praegu hetkel käib koolis maailmas või vähemalt peaksid käima, paljudel ei ole selleks võimalust ja ligipääsu olemas, lihtsalt riigid on sõjas või ühiskond on täiesti katki. Aga pandeemia ajal kõik jäid koju, kõikjal maailmas ja siis hakkasid kõik mõtlema, mida nüüd teha. Toon erinevaid näiteid ja iga näide peegeldas tegelikult selle riigi konkreetset nagu valmisolekut ja võimekust. 2 Kariibi mere saarel võeti ja tehti telestuudiost tehti mull, kuhu pandi 8 õpetajat elama. Riigis oli 3 riiklikku telekanalit, millest 2 näitasid mingisuguseid seebioopereid ja reklaame. Nende kava asendati järgmisest päevast koolitundidega ja need 8 õpetajat, kes seal mullis elasid, valiti välja ja nemad hakkasid siis tunde pidama ja kõik lapsed vaatasid kodus televiisorist kooli ja see oli nii-öelda järelvaatamisega ka või selles mõttes järelvaatamisega, et seal järelvaatamist ei ole, aga lihtsalt vaadati siis õhtul ka ja mille iganes see telekava pandi kõik välja, kõigile pandi postkastidesse telekava, kodused tööd saadeti postkastidesse neile ilusasti kodude juurde ja see oli nagu nende lähenemine ja täiesti nagu ka toimis. Aga kõigist nendest näidetest, mis praegu Tiit esile tõi, mina ei nimetaks seda mitte kambas õppimiseks, aga ma nimetaks seda kureeritud ühisõppeks. Ja see on minu meelest mitte ainult väärtustamas ja tõhusalt teadmisi edasi andmas ühelt inimeselt teisele, aga ta on ka kõige paremini teostatav 21. sajandi tehnoloogiatega praegusel hetkel. Ja see nõuab väga palju tegelikult julgust õpetajalt kui selliselt, mitte olla teadmiste allikas, vaid innustada tegelikult õpilasi. Täna tuled sina pead selle loengu. Ütleme, täna seda tundi annavad meile Anne ja Peeter, kes on sellega ette valmistanud ja me ülejäänud arutame selle üle. See annab tegelikult, see kasvatab õpilahest hoopis suurema inimese ja see on minu arvamus sellest kõigist nendest stsenaariumidest, mis just Eestile sobiks. Eestile sobiks riik, kus me tegelikult me oleme nagu võib-olla kui ainult 2 religiooni, mis meil on nagu haridus ja loodus. Ja nendesse me suhteme emotsionaalse, religioosse, sellise sügava tundega ja nendesse me tahame sügavalt panustada. Ja ma tooks siia ühe dimensiooni veel juurde, et meil on üha rohkem oluline elukestev õppe. Et see, kes tänasel päeval tööjõuturule siseneb, arvatavasti peab üle 10 korra ümber õppima ja seda sa ei saa enam koolist kätte, vaid sa saad selle just sellest keskkonnast, mis on paindlik ja võimaluste rohke eksperimenteerimiseks ka valmis. Ta on valmis ka eksima. Aga millest me õpime? Õpime kõige rohkem just eksimustest. Kas on veel küsimusi? Mul ei üks sõna siin kõrva masinate lõhkumine ja mõnes mõttes ma zoomiksin välja selle probleemi või mida me üldse õpetama peaksime ja siin oli internetist, elektrist juttu, et seda meil on vaja. Internet, elekter ei ole ka masin, mis kedagi segaks. Samas meil on tootmine, energeetika, põllumajandus. Meil on mitmeid valdkondi, kus tegelikult lugesime selle nädala IPCC aruannet. Järgmised aastakümned me kõik tegeleme masinate lõhkumisega. Me peame lõhkuma ära energeetika, mis on liiga saastav. Me peame ära lõhkuma tootmise, mis on liiga saastav. Majade ehituse, mis on liiga saastav. Põllumajanduse, mis on liiga saastav. Ja tegelikult küsimus ei ole, kas me oleme kõik masinate lõhkujad. Me kindlasti oleme seda. Me peame selle saaste alla viima, millega me täna nii tegeleme. Küsimus on selles, kas me leiame ka midagi sinna asemele.
kas meil on taandareng või tasaareng, nagu öeldakse, ehk siis me ainult lõhume masinaid ja tegelikult ka koolisüsteem ei pea tegelema siis sellega, kuidas me uusi asju teeme, vaid kuidas me need masinad ikkagi siis lõhume. Või siis on meil ka mingi lootuskiir tulevikus, et me teeme siis mingid uued masinad, parema interneti, mis näiteks ei saasta ja siis nende uute masinate abil suudame mingil määral siis oma elustandardit, mugavust ka hoida. Et kas siit ei tule välja nagu, no mõtleme natuke liiga vanamoodi ikkagi, mida me õpetame, mingit bioloogiat, geograafiat, matemaatikat, et nad on kõik selles vanas paradigmas sees. Samas me teame, et meil lähiaastatel mitte ainult uuele põlvkonnale, vaid kõikidele meie põlvkondadele see paradigma muutub täiesti tundmatuseni. No, ma arvan, et siin ongi teadlaste roll ikkagi tegeleda selle ülesehitamise ja innovatsiooniga ja leiutamisega. Ja kui nüüd mõelda koolide peale ja nende metafooride peale, siis ma jälle ka lõhuks need ära, et tegelikult kui me tihti teadlastele räägime, et meil on lihtsalt ressursipuudus, inimesi ei ole, siis minu juurde on tulnud need kooli 11. või 12. klassi uurimistöö õpilased ja tegelikult nad on väga võimekad, nad on osad neist kirjutanud tugevama uurimistöö kui keskmine bakalaureuse töö. Ehk siis jälle tegeleks pigem nagu nende piiride lõhkumisega ja lubaks lastel, noortel õppida seal, kus nad tunnevad, et nad saavad panustada ja midagi põnevat teha ja õppida ja rõõm on ju kahepoolne, et ka juhendajal on väga tore, kui on motiveeritud, noor, nutikas, miks ta peaks ootama bakalaureuse õpingute lõpuni või magistritööni, et tegelikult teha Eesti jaoks väga olulist teadustööd. On teistel arvamusi küsimusel? Ma täiesti mõistan seda dilemmat, et kas me läheme tagasi nagu oma juurte juurde ja hakkame kõiki asju tegema käsitsi ja sealjuures siis keskkonnasäästlikult või ikkagi tulevad uued masinad. Mina isiklikult ei usu seda, et me oleme valmis masinatest loobuma. Lihtsalt olen ka seda meelt, et tegelikult teadus on ja innovatsioon on ainus, mis siit välja aitab ehk et ikkagi mõelda sellele, kuidas ja mida teha nii, et sellel oleks väiksem keskkonna jalajälg ja võib-olla ainus, mida inimene teha saab, on see, et tavainimene on see, et mõelda, et kas kõike seda, mida me oleme harjunud tarbima, me peame sellisel kujul edasi tarbima, et see tõenäoliselt muudab seda, et mida need masinad tegema peavad hakkama. See, millele Jaak viitas, tegelikult on üks suurimaid radikaalseid muutusi, mis meid on ees ootamas ja võib-olla uus väärtuskonflikt. Me saame aru, et 10 aasta pärast peaks olema Eestis poole vähem autosid. Kes on teist valmis loobuma sellest? Ja kes ütleb, et okei, kõik loobuvad, aga mina mitte, sest mul on põhjendus selle mitte tegemiseks. Ja see on suur väärtuskonflikt. Me saame aru, et me peaksime tarbima poole vähem elektrienergiat. Me saame aru väga paljudest asjadest meie ümber. Me saame aru, et me peaksime saama tarvitada oma 10 kilomeetri raadiost kohale tulevad toorainet toiduks. Aga kes on loobumas siis banaanist või miks ma pean nüüd sellest banaanist, miks mina pean sellest banaanist loobuma? Ja sealt on tulemas väga suur hulk järgmisi väärtuskonflikte, mida me veel ei oska ette näha. Seega see masinate lõhkumise metafoor tegelikult on kandev ja väga hea tegelikult ka kogu selle teema edasi jätkamiseks. Jah, siit kui ma kokkuvõtlikult sellise ringi ümber tõmban, meil on terve hulk huvitaid märksõnu esile tulnud filosoofiast, filosoofidest, rahast, energiast, masinate lõhkumisest, tulevikust ja ekspertidest samamoodi. Ja see sama masinate lõhkumise temaatika just ludiitide puhul oli see, et nad üritasid ajas tagasi minna, nad olid reaktiivsed, aga me peaksime midagi paremat pakkuma. No ekspertidena me ei saa midagi paremat pakkuda, kuna me arvatavasti eksime siin. Kui siin oleks üks 9-aastane, siis tegelikult tema on see kõige parem allikas küsimaks, millise masina me selle asemele peaksime tegema, mille me praegu hakkame ära lõhkuma. Me peaksime hoolima sellest, et me oma koolisüsteemiga seda 9-aastast ära ei riku, et me teda sellesse vanglasse ei pane. Ja teiseks see tulevik on, kuna eksperdid ei oska seda öelda ja 9-aastasest veel ei usuta, siis järelikult me peame üle elama, me peame olema suutelised neid vigu taluma. Et juhul, kui me vigu ei talu, siis me võiksime kohe ju, ma ei tea, enesetapu sooritada, mis on ka üks eksistentsiaalne valik olnud, ja inimkond on olnud aeg-ajalt selliste valikute ees.
aga näete, siis vastused ei tule mitte meie käest, vaid vastused ongi teie enda teha ja loodetavasti te ei olnud siin ainult vihmavarjus, vaid saite ka natukene mõtteid vahetada. Aitäh teie olemasolu eest, teie andsite energiat meile vestelda ja meie esialgne vestlus, kus omavahel öelda, et miks me siin oleme, just sellepärast. Et aitäh ja pidage vastu.